No nii, tere, meie teine video, et ühes videos ei õnnestunud kõiki asju ära rääkida, nii et räägime natukene lisaks ka veel sellest veega kohanemisest. Me rääkisime sinuga, Piret, et alguses õpetad lastel hinge kinni hoidmist. Ka kohe kohanejad peaksid oskama seda teha, aga millal siis puhume mulle või kas me üldse veega kohanemise etapis mulle puhume? No mina olen ütlenud, et siin veepiiril puhuvad alguses, et paralleelselt siis hinge kinnihoidmisega õpime siis ka mulje puhuma, aga mitte vee alla minnes, vaid veepiiri peal. Et madalas basseinis, kus on näiteks trepid, on hea teha, et laps paneb kõhuli, paneb käed trepi peale ja siis harjutame õhupalliga ja siis puhumist, et näiteks paadiharjutused, paadimootor läheb tööle, teevad paadimootorid siis siin veepiiril. Et see meeldib. Või siis krokodill, et saavad treppide pealt minna või siis meie sügavas basseinis platvormi peal, et käed on siis põhjas, tõmbavad ennast mööda platvormi edasi ja siis puhuvad mulle. Miks see oluline on õpetada nii hinge kinnihoidmist kui ka väljahingamist paralleelselt, siis ma saan aru, ikka mõlemad ju õpetad. Ja, aga mina olen tähele pannud, et alguses on lapsel lihtsam, kui ta õpib seda hinge kinnihoidmist ja vee alla minekut. Et kui tal on segadus, et millal ma siis nagu puhun välja, millal ma hoian hinge kinni, siis hästi sageli nad tõmbavadki kurku või ninasse, sellepärast et nad ei tea. Aga kui nad on selgeks saanud hinge kinnihoidmisega vee alla minema, siis ma alles hakkan õpetama välja puhumist vee all. Sest nad on piisavalt juba kopsumahtu treeninud ja siis jaksavad rohkem välja puhuda, üles tulla ja siis hingata. Kindlasti on neil muud asjad juba palju lihtsamad. Bassein on tuttav, treener on tuttav ja veega kohanenud on, et siis kõik etapid on juba olemas, et siis nad saavad ka keskenduda ainult välja hingamisele näiteks. Esialgu on väga palju uusi asju. Meie jaoks tundub, mis seal ikka on, aga tegelikult ta ju kuulab teistmoodi helisid, ta tunnetab seda vett nina, silmade, kõrvade ümber, kui me lähme juba muidugi sukeldumisse, et siis on tõesti tema jaoks päris palju uusi asju. Räägi kukerpallidest, et see oli ka nagu huvitav, et minu kogemus on selline, et ma asendasin tundi, kus oli 10-aastane laps, kes ei osanud teha kukerpalli. Ja minu jaoks oli täiesti suur üllatus. Ma küsisin, mis te teete kehalises kasvatuses, et miks ei ole kukerpalli saanud selgeks, kuidas see nii sai juhtuda. Et ütles, et me mängime rahvaste palli ja muud, aga et kukerpalli polegi nagu õppinud. Võib-olla laps puudus tunnist, ma ei saa midagi halvasti öelda nüüd, aga millal sa arvad, võiks õpetada juba kukerpalli tegemist lapsele? No mina hakkan juba, kui mul on vanemaga tunnid, siis ma õpetan juba 1-aastased, 2-aastased saavad hakkama tegelikult, kui pidevalt seda korrata ja vanemad kodus ka proovivad lapsega koos teha või last siis juhendada, et lapsed ei oskagi tänapäeval kukerpalli teha kahjuks. Aga milleks see oluline on? Kas sa oled mõelnud selle peale? Palju see aitab nüüd meil vees kohanemise protsessis või? No aga ujumises on ju ka vaja pöördit teha. On ka vaja pöördit ja tegelikult see on lõbus, kui nad saavad selle selgeks, siis neile väga meeldib see. Et mina siis alustan paksu matiga, mis ei vaju läbi. Et siis laps kõnnib mati ühest otsast teise, alguses siis mati peal teeb kukerpalli ja siis läheb ette. Aga kui ta on juba see kukerpall selge ja sukeldumine on selge, et siis ma lasen ta praktiliselt täitsa ääre pealt teha, et paneb siis ääre peal pea ja hopsti vette. See väga meeldib. Aga kuidas sa õpetad seda kukerpalli? Mis ta teeb? Kas ta tuleb... ma kujutan, et ma tean, tükitab, paneb käed matile, sätib oma peaasendid kuidagi õigesti, et kuidas see käib? Mina alguses ise aitan, et ta on püsti, kummardab alla, paneb pea ja siis tõmbab hästi küüru ennast, hästi pea siis linnale ja siis aitan ta keerata. Ja siis ta niimoodi väikselt õpib. Ja mida väiksem on tegelikult, mis seda kiiremini tegi õpib. Et mina õpetasin seda 10-aastast ikka tükk aega. 10-aastane väga kohmakas. Ta on suur, ma ei saa teda ise suunata. Et see oli natuke väljakutse, aga väikse lapsega on palju kergem. Ehk siis juba kohanemise etapis sa õpetad neile kukerpalli, aga mitte veel vees, mitte veel vette kudas, vaid mati peal. Ja vahest siis, et kas jalad natuke lähevad, et siis on lõbus võib-olla.
see on küll väga hea, mulle tundub, see on väga vajalik ja kindlasti on vanemad ja ka kehkõpetajad on väga tänulikud sulle lõpuks. Lapsed tulevad kooli, nad oskavad, need ei pea enam õpetama. Sa rääkisid koogi küpsetamisest, et teil on kokakunst ka käsil. Ka kohanemisharjutus, et see suur võimlemisrõngas. Lapsed tulevad kõik siis sinna rõnga ümber, rõngas on seal vee peal ja siis hakkame järjest siis neid toiduaineid sinna tõstma rõnga sisse, et lapsed igaüks saab siis nimetada, mis ta koogi sisse tahaks panna. Ja siis võtame siis alguses ühe käega mikseri, kõik tahavad siis hästi segada ühtepidi, siis võtame teise mikseri, segame teistpidi. Kui on piisavalt segatud, siis kõik pritsipesi on ja siis see on juba see, et laps peab selle pritsimisega harjuma. Siis mina panen siis koogi ahju, et mis läheb vee põhja, natuke ootame ja siis lähme vaatame, kas see kook on küpsenud, et siis võtavad jälle õhupalli ja kes julgeb, paneb siis näo vette, vaatab, kas see kook on küpsenud, tavaliselt on. Ja siis tõstame ülesse ja siis kook on kuum, siis on vaja puhuda sinna koogi peale, et siis proovime seda auku puhuda sinna vee sisse, mida kõik puhuvad. Ja siis paneme küünlad. Kui vanad lapsed on, eks, 3-4, siis paneme sealt alt läbi küünlad ja siis kõik puhuvad neid küünlaid. Oskusi. Et ühe selle koogi küpsetamisega saab kõik asjad ära proovida. Ja siis, kes julgeb, siis paneb küünla sinna tordi sisse ja puhub siis seda sinna vee sisse, siis neid mulle. Ja siis peame koogi ära ka sööma, sest vahukoor on seal. Ja siis panevad näod vette, kes siis puhuvad sinna, kes julgevad siis. Ja siis pühime siis selle tordi vahukoore pealt ära. No ongi kõik oskused, on ju. Järgmine kord peate tantsima ka ringiratast, et siis on liikumine ka sees, on ju. Väga lahe, et sellised mängulised harjutused, et me hästi palju räägime sellest, et lastega tuleb teha mänge ja mänge ja mänge ja vahest treeneritel jookseb natuke nagu juhe kokku, et issand jumal, ma tean ainult kalamehe mängu, et muud ma ei teagi. Et siin kohal minu arust oli väga hea näide mängulisest harjutusest, mis on täpselt sama hea kui mäng. Võib-olla isegi väiksematele mõjub palju paremini, sest mängus on alati reeglid ja mingisugused tegevused, mida nad peavad jälgima, et sellises mängulises harjutuses on neil väga, väga lihtne teha kaasa. Ja, et ongi ainult seda rõngast vaja, et midagi muud vahendit ei olegi vaja. Ja vahendit ka ei ole vaja. Ja kõik kujutavad seda väga elavalt ette, et mida ta paneb sinna koogi sisse ja mis maitsega see kook on, šokolaad või... Ja igaüks saab öelda oma arvamust, on, et see kaasatus on väga hea selles ja väga kiht, väga hea harjutus tõesti ja siis võib suppi keeta ja praadi teha mida iganes, midased montaaži. Iga päev valmistad uue toidu, siis ongi nagu uus harjutus. Just. Variatsioon on ka olemas. Soolane või magu. Oi, kui äge. Aga mis meil veel jäi rääkimata võib-olla see, et olen näinud, et hästi palju tehakse basseinist nuudliga justkui hobukse peale ratsutamist. Et kas sina teed seda harjutust ka kohanejatele? No kui on madal bassein ja lapsel on jalad põhjas, siis vahest kasutan kohanejatel seda. Aga ka seal tegelikult on see oht, et ta võib ümber kukkuda ja ta ei saa enam püsti. Ja siis on nagu tagasilöök veel nagu hullem, sest ta ehmatab sellest ära ja kõik peab otsast alustama. Ja sügavas basseinis ma pigem ei kasutaks kohanejatega seda. Et ma ei ütle, et see on nagu vale, aga koos vanemaga, kui on tunnid 3-4, eks ju, siis vanem valvab ja hoiab ja jälgib, et laps ei kukuks sinna vette ja on hea tasakaalu harjutada. Aga kui ma olen üksinda lastega, siis pigem kasutaks. Jah, et kui on sügavam bassein, ütleme 90 centimeetrit, mis meil siin Tallinnas, kus me ise töötame, et tõesti on niisugune 4-5-aastane, kes on nõbluka ja siis see vesi tõukab teda nii palju välja koos selle nuudliga, et ta tõesti on väga suur oht. Kui ta juba julgem on, siis on nagu teine asi, aga ta on alguses on, siis on see natuke keerulisem. Ma arvan, et praeguse video jaoks oli päris palju juba infot, et loodan, et jõudsite lõpuni vaadata ja järgmises videos siis räägimegi vanematest. Vahepeal tegime ühe video juurde, aga ma usun, et ei kurvasta selle üle. Aitäh!